Järgnevalt räägime siis natuke lähemalt printimisest. Kõik see printimine toimub file-menüü ja siin on valik prindi ehk siis prindiaken. Ja nüüd olenevalt sellest, mida te soovite printida, kas näiteks kogu esitlust, mingit kogu slaide, jaotusmaterjale, märkme lehekülge ja nii edasi, tuleks siis siin aknas teha vastavalt valikud. Kõigepealt, kui ma slaide prindin, siis jälgige, et vaikimisi ongi näete siin dokument, mida printida slaidid ja siin ma saan siis ära määrata, et kas ma printin kõik slaidid või määran siia mingi konkreetse arvu või näiteks soovin printida valikut, juhul kui ma olen eelnevalt enne printimise akna avamist selekteerinud mingi koguse slaide või näiteks on üks ainus aktiivne slaid. Ja siin ma saan ka määrata mitu koopiat. Nüüd juhul, kui ma näiteks soovin hoopis välja printida mitte slaide tervenisti, vaid jaotusmaterjale, siis selle jaoks tuleks siis siin valida slaidi tasemel jaotusmaterjal ja seejärel on võimalik ka määrata täiendavalt mitu slaidi on ühel jaotusmaterjali leheküljel. Siin põhiteadmine on selles, et juhul, kui te kasutate 3 slaidi, siis on automaatselt kõrval selline joonitud osa, kuhu siis saab märkmeid teha. Ehk selles osas kindlasti erineb nendest teistest valikutest. Et kui ma võtan näiteks 4, siis on 4 slaidi ja sellist otsest kirjutamise osa ei ole, aga kui ma valin 3 slaidi ja muide samamoodi on ka PowerPointis, siis on automaatselt siin kõrval selline ala, kuhu saaks teha nii-öelda märkmeid. Või näiteks, kui ma soovin välja printida oma märkmeid, ehk siis ma olen igale slaidil alla kirjutanud märkmed, siis sellisel juhul tuleks siin määrata dokument, mida prindime märkmed. Aga kehtib see sama slaidide jutt, sellepärast, et kui ma ütlen, et slaidid 1 kuni näiteks 5, siis vastavalt ka nende 1 kuni 5 slaidi pildid ja märkmed prinditakse. Nii et samuti on oluline. Ja sama lugu muidugi käib ka jaotusmaterjalide kohta. Ja nüüd 3. asi või viimane asi, 4. asi tegelikult siis juba, mida saab printimisel määrata, on liigendus. Ja liigenduse puhul on siis tegemist selle liigendusvaatega, mida me näeme ka tavatööpinnal, ehk siis kõik on ilusti niimoodi ühe tekstina üksteise all. Et see võib-olla paremini silme ees oleks, ma ei prindi, ma panen selle akna korra kinni ja näitan teile korra seda liigendusvaadet. Et see oli nüüd see liigendusvaate, kus kõik pealkirjad ja sisu on liigendatud ja on nii-öelda ühise tekstina üksteise all. Nii et seda sama nii-öelda nimekirja on võimalik ka printida ja see annab sellise kiire ülevaate, et millised slaidid mul on, millised on ülemised pealkirjad, milline on sisu, nii et sellepärast ka vahel kasutatakse liigenduse printimist. Aga jällegi, ka need valikud siin mõjuvad liigendusele, kui ma ütlen näiteks ainult 2. ja 3. slaid, siis vastavalt ka need liigenduse osad, pealkirjad või alampealkirjad ka siis prinditakse. Ja nüüd juhul, kui te olete ära valinud vahemiku, olete ära määranud, mida prinditakse, kõige olulisem valik, ja olete ära määranud ka koopiad, mitu eksemplari, siis seejärel klõpsate nupule prindi ja vastavalt siis kas te prindite PDF-i või reaalselt paberile, saate oma prinditud tulemuse kätte.